Tere õhtust, head inimesed, tere tulemast tänasele suurepärasele kontserdile, toredale õhtule. Tahaksime me klaarida ka mõningad vanad võlad juba aasta algusest ja kevadest, kui ära jäid mitmed tunnustusüritused, mis on traditsioonilised ja samuti ka traditsiooniline iga-aastane linnapäev. Ja seetõttu on täna meil siis lisaks ka tunnustuste kätteandmine nii nendele, kes on juba küll ära märgitud, aga füüsiliselt neid autasusid kätte pole veel saanud. Keila aasta tegija 2020 on uuendusmeelne, kaasaegne meedialahendus kohalikule omavalitsusele. Midagi sellist pole varem Keilas tehtud. Hea reklaam Keila linnale, imeilusad videod Keila linnast erinevatel aastaaegadel tekitavad mõnusa kodukoha tunnetuse. Nad teevad seda omast vabast tahtest ja ajast. Keila TV kogukonda ühendav ja kogukonnas olulist rolli omav organisatsioon on panustanud Keila linna arengusse aktiivse ja koostööalti tegevusega. Palume siia Keila TV, Karl Markus Veiberg ja Gerhard Trolla. Nii mõnus on mööda linna jalutada, näha hoove, kuhu muidu ei satuks, kohtuda sõpradega ja saada häid maitseelamusi. Kuna nii paljud sündmused tuli eelmisel aastal olude tõttu ära jätta, siis see sündmus oli kohe eriti meeldiv. Seltsing ohvitseri prouad, Keila hoovilood 2020, Keila tähed. Ohvitseri prouad, proua Miina Toht, Anneli Peterson, Anni Toom, Kairit Hein, Annika Tuulemäe ja Õnne Mets. Keila linna kultuuripreemia antakse nimelise tunnustusena viimaste aastate eriti silmapaistvate saavutuste eest või linna nime austanud kestvamate teenete eest. Meie tänane laureaat on alates 1992. aastast tegelenud Keila sündmuste jäädvustamisega. Linnakodanikele on ta YouTube'i kanalil vaatamiseks üles riputanud 453 videot, millest esimene avaldati juba 9 aastat tagasi. Aga kui te seda kanalit vaatate, siis need videod ulatuvad palju kaugemasse minevikku. Eile õhtul neid videosid sirvides ma avastasin videosid aastast 1992, 1993 ja 4 ja sealt võib näha siis aega, kus videode tegemine oli märkimisväärselt keerulisem, kui ta on täna. Vaadata saab huvitavate kohtumiste klubi tegemisi, kaadreid on kardisõitudest, Keila päevadelt, Keila laululapse konkursilt, tantsupidudelt, Spektri ja teiste rahvatantsurühmade ajaloost. Ta on tõesti palju Keila lugusid alles hoidnud ja taas meie silme ette toonud. Keila linna 2021. aasta kultuuripreemia on pikaaegse pühendunud tegevuse eest Keila linna elu ja sündmuste jäädvustamisel pälvinud härra Aadu Kroon. Keila kultuuripreemia härra Aadu Kroon. Tänan tunnustuse eest. Edasi tahan tänada perekonda, kes on mõistvalt suhtunud minu videote töötlemisse, sest olen pidanud neid tihtipeale arvutis viibima päevi, kokkuvõttes võib-olla kuid. Edasi tänan Villarit, kes mu esitas. Tahan tänada Keila autobaasi,
kes ostis kunagi VHS videokaamera ja isiklikult Rein Siimu, keda kahjuks meie hulgas ei ole, kes lubas mul seda kaamerat ka kasutada. Eile vaatasin järgi, minu enda filmitud esimene video on 22. september 1989. Et see oli küll perevideo, mida ma ei ole üles riputanud. Ja nii ta on läinud. Tahaks kõigile teile soovida saabuvat taas iseseisvuse 20. aastapäeva või 30. aastapäeva, vabandust. Ja kõike head, olge terved. Tere õhtust kõik head Keila inimesed ja kõik head Keila sõbrad. Me oleme jõudnud oma tänase ilus õhtuga ühe olulisema tunnustuseni. See on Keila linna teenete märk. Keila linna teenete märk asutati 1998. aastal ja seoses Keila linna 60. sünnipäevaga. Ja see on kõige kõrgem autasu, mida linn annab välja eriliste teenete eest, kas siis Keila inimesele, Keilaga seotud inimesele või ta ei pea olema ka Eestist, võib olla ka väljaspoolt Eestit, aga kui on olnud oluline teene ja märkimisväärne panus, siis on volikogu seda otsustanud. Siiamaani me oleme välja andnud ja kätte andnud 37 märki ning tänavusel aastal me otsustasime anda 2 märki. Mõlemad teenetemärgi saajad on andnud väga suure panuse enda alal Keila linnale ja eriti arvestades tänavust olukorda ja eelmise aasta keerulist olukorda on nad olnud palju abiks, et kõik läheks hästi. Ja Peep räägib väikse eelloo ette ja siis me saame juba nende inimeste juurde otseselt minna. Keila linna teenetemärgi number 38 laureaat on pikaajalise Keila linna sotsiaaltöö ja hoolekande kujundamise ja juhtimise eest seisnud. Keila sotsiaalkeskus asutati 1996. aastal ja sellest ajast alates on ta olnud selle asutuse juhataja. Sel aastal tähistab asutus oma 25. sünnipäeva. Keskus loodi eesmärgiga pakkuda nõustamisabi ja huvialast tegevust pensionäridele ning puuetega inimestele. Asutuse tegevus on aja jooksul järjest laienenud, hõlmates erinevaid teenuseid, sihtgruppe ja partnereid. Uuendusliku asutuse juhina on ta kirjutanud palju erinevaid projektitaotlusi, ikka eesmärgiga veelgi paremini, sisulisemalt ja laiematele kliendigruppidele teenuseid pakkuda ja võimalusi luua. Ta on äärmiselt innovatiivne ja innustav juht, kes on avatud uutele väljakutsetele. Läbi aastate väga palju arendanud erinevaid teenuseid, loonud tugeva meeskonna ja olnud paljudele teistele kohalikele omavalitsustele, kolleegidele heaks nõuandjaks ja koostööpartneriks. On positiivse ellusuhtumisega juht, kellel on väga suur osa Keila linna sotsiaaltöö maine kujundamises. Ta on hea meeskonnatöö tegija, kolleege toetav ja alati valmis lahendusi leidma. Keila linnavolikogu otsustas anda Keila linna teenetemärgi number 38 Riina Sippolile. Tohutu suure tunnustuse eest. Ma olen tohutult uhke ja ma olen samal ajal ka tohutult õnnelik, sest Keila on tõesti see linn, kus on väga hea teha sotsiaaltööd. Võiks isegi öelda, et kerge on teha, sest siin on väga toetavad kolleegid, siin on väga toetav linnavalitsus ja siin on väga armsad inimesed. Ma tänan väga kõiki oma imelisi kolleege ja ma tänan väga ka oma peret, kes on alati mind toetanud. Suur aitäh!
Keila linna teenetemärk number 39 on antud professionaalse ja pühendunud tegevuse eest Keila linna rahanduse juhtimisel. Teenetemärgi laureaat töötas Keila linna finantsjuhina pea 15 aastat. Tema panus Keila linna rahanduse väga hea olukorra osas on erakordselt suur. Ta töötas aastatel 2006 kuni 2021 ja on olnud sellel ajal nii keerulisi majanduslangusi kui ka pandeemia perioodi, aga ta on kindla käega juhtinud Keila linna rahavooge. Ta on paistnud silma oma professionaalsusega ning alati loominguliste lahenduste väljatöötamisega. Teenetemärk number 39 on omistatud Aavo Reiskale. Mõtted. Ja kuskil eelmise aasta lõpupoole mõeldes Keila peale, et meil on oma lipp, meil on oma vapp, siis miks mitte ei võiks ka Keilal olla oma ilus, lihtne laul. See mõte süvenes, idanes. Istusime Keila linnavalitsuses, arutasime linnapeaga, mõtlesime edasi ja siis hakkasin mõtlema, kes võiksid olla selle loo autorid. Ma loodan, et see lugu, mille esmaettekannet te täna kuulete mõnede minutite pärast ja vähemalt sajanditeks Keila ajalukku. See ei ole lihtsalt üks laul. Ja kuigi me täna kuuleme sellest laulust ainult nii-öelda soololaulu, siis sellele laulule tuleb ka lastekooriseade ja segakooriseade. Ma usun, et see laul võiks jääda kõlama kõikidel Keila linna pidulikumatel üritustel. Ma palun siia lavale selle laulu 2 autorit, muidugi teie väga tugeva aplausi saatel, sõnade autor proua Leelo Tungal ja muusika härra Olav Ehala. Leelo, kas ma tohin siin mikrofoni juurde kogu? Vaadake, kui te siin juba olete, siis ikka rahvas tahab kuulda ka ühte, teist ja kolmandat. Ma tean, et sa ei nõustu kõikide pakkumistega või palumistega, mis palutakse sul laulu tekste kirjutada. Ütle, miks sa nõustusid kohe suhteliselt kiiresti Keila laulu teksti kirjutama? No üldiselt on ju imelik mingi võõrast kohast kirjutada või sinna võid oma mälestusi kirjutada, aga mitte lauluteksti, aga Keila, ma olen ise sündinud Keila rajoonis ja lõpetanud Keila rajooni Ruila 8-klassilise kooli. See on nüüd niisugused minu pealiskaudsemad asjad, aga tegelikult on väga põhjalik asi see, et minu vanaisa Harku mõisa Kärneri Jüri Tungali luud on kuskil Kernu või Keila kiriku juures. Kahjuks minu isa näitas mulle seda risti, mina sain oma lastele näidata suurt kiviristi, aga 80. aastate lõpus seda enam ei olnud. Aga need luud on seal ja need ikkagi seovad meid ja ma sain oma lastele vähemalt need ära näidata. Ja midagi naljakat ka, et minu kõige laulja karjääri tipp toimus Keila kultuurimajas, kus oli isetegevus ülevaatus ja 7. klassi õpilasena saavutasin ma esimese koha Korea rahvalaulu ööbik esitamise eest. Vaat nii.
aitäh, see oli naljakas küll jah, aga see oli selline aeg. Lelo, aga muusikat ei ole Keila inimesed veel kuulnud, kuid selle laulu teksti, see laulu tekst avaldati Keila linnalehes, ma ei mäleta, mitmed nädalad tagasi. Tead, Leelo, kui sa andsid mulle seda teksti esimest korda ja ma olin Keilast esimene, kes seda luges. Vabandust, ma küsin kõva häälega. Ütle, kus sa võtad neid imeilusid väljendeid, kus sa võtad seda imeilusat eesti keelt ja neid, ma ei tea, seda sõnavara. Meil on see keel. Aga kas me oleme lihtsalt nii harimatud, et me iga päev ei oska seda kasutada? Noh, ma ütleksin, et kui meie elu vaadata, siis mul on üks viimaseid luuletusi lõpeb nii, kui ilus keel, kui inetud lahkhelid. Nii et eesti keel on tõepoolest ilus ja ma loodan, et lahkhelid ka kaovad ära selle ilusa keele juures. Aga tegelikult ma ikkagi uurisin ajalugu ka. Ma ei julgenud niisama oma muljetest, kuigi ka minu esimese klassi pinginaaber elab siin linnas, me pärast kohtusime, ma nüüd ei ole teda, ma ei ütle mitukümmend aastat näinud, muidu te saate teada, kui palju ma üle 100 olen vana. Ja tegelikult see oli ikka rabav, et 1241 juba oli esimene kirjapanek Keila kohta, aga ega siis kohe ei pandud kirja, kui sinna esimene küla tuli. Nii et tegelikult on teil ikka väga, see on suur asi, et niisugune pikk ajalugu ja miks ma mõtlen, et tõepoolest need on nii erinevad ajad ja ma ei saa öelda, et ütleme 50-ndatel, 60-ndatel aastatel inimesed ei tahtnud, et nende kodud oleksid ilusad ja et nende linnad oleksid kuidagi räämas. Ei tahtnud sugugi mitte, aga kuidagi ei jõutud selleni, aga praegu on ju, Keila on tõepoolest niisugune nagu muinasjutu linn. Need lilled, mida on palju, aga olgu palju, aga nad on nii maitsekad ja nii ilusad siin aasta ringi ja kogu see ümbrus siin. Mu noorem lapselaps on juba purskkaevuski ära käinud ja see oli väga uhke. Mina küll mäletan veel seda aega, kui ma olin laps, siis oli selles pargis hoopis me kutsusime Aliise Tisleri kuju ja Ruila kooli pioneerimalev oli Aliis Tisleri nimeline. Praegu nooremad võib-olla ei teagi seda, et kunagi siin elas Alice, naabriks oli Alice, aga nii see oli. Sealt see tuli. Aga ongi ilusast linnast, ma ei saanudki nii ilusasti kirjutada, kui ilus ta on, nii et tuleb uusi ja ilusamaid laule võib-olla. Ei, aitäh sulle selle imeilusa teksti eest, suur aitäh ja enne kui me hakkame autogramme panema mõnedele nootidele, ma küsin ka Olavi käest. Olav, mitu Eestimaa linna võib uhkeldada, et meie linna muusika autoriks või meie linnale kirjutatud laulu muusika autoriks on Olav Ehala? Paraku mitte ühtegi teist linna peale Keila. Küll olen ma kirjutanud laulud, millegipärast on need minult välja nõutud nii oma üldhariduskoolile kui Nõmme muusikakoolile kui ka Otsa koolile. No nii, aga Keila oli jälle esimene ja sinu esimene hitt vist hästi suur oli See vaid see on armastus Don Juanist. No jah. Mis siiamaani kõlab, 50 aastat on sellest möödas. Jah, ta on isegi 2 korda laulupeol olnud. No nii, aga tegelikult kui me sellest laulust Olaviga rääkisime ja esimest korda me istusime siin Keilas ja rääkisime ja siis me olime Olavi, see ei ole nüüd saladus, me istusime Olavi juures kodus ja rääkisime päris pikalt, et see laul peaks olema lihtne, et see peaks olema kõigile lauldav ja ka minul on selline soov, et Keila võiks hakata rohkem nii-öelda ärkama ja väga ilus, kui see laul jõuaks ükskord kõigepealt Harjumaa laulupeole ja miks mitte kasutades koorijuhtidest tutvusi, äkki ka üldlaulu peale, see oleks imeilus. Mis tähendab Pärnust lauldakse ja Viljandist lauldakse? Mis poolest Keila teistmoodi on? Lauldakse Keilast ka, aeg on alata. Aga kui Margus minu poole selle ettepanekuga pöördus, siis minu esimene küsimus oli, aga kas Keilas on mõni poeet?
ja kui ei ole, siis ma tean Keila lähedalt ühte. Ja Leelo on olnud minu paljude laulude teksti autoriks ja loomulikult pakkusin ma Leelo välja, mis siis ka rõõmsalt vastu võeti. Ja see oli super, muuseas võin teile öelda seda, et kui ma Leelo käest küsisin, et kas ta tööl ka käib, siis ta ütles, kui ta tööl käis, siis tal oli veel natuke vaba aega ka, aga nüüd on ta vabakutseline, nüüd tal pole üldse enam aega, aga ikkagi see kõik õnnestus. Nii, Olav, ma paluksin autogrammid siin ja siis ma räägin ka rahvale, millega on tegemist. Siin on, Olav kirjutab sinna oma autogrammid, siin on 4 eksemplari sellest laulust nii nootidena kui tekstiga ja Keila linn tahab kinkida 1 eksemplari igavesti mälestuseks selle laulu tekstiautorile Leelo Tunglale ja teise autori ja teise eksemplari selle loo heliloojale Olav Ehalale. 3. eksemplari läheb igavesti ajalukku Harjumaa muuseumisse, et seda ka 50 ja 100 aasta pärast ja 150 aasta pärast võiks sealt vaadata, et oli aasta 2021 ja selline laul sai valmist. Ja 4. eksemplari ma kingin Keila linna peale. Palun siia, Enno Veld. Palume pidulikku muusikat, antakse üle allkirjastatud laulu noodid ja ka need kaunid lilleõied, millest Leelo Tungal äsja rääkis. Leelo Tungal, üks ja ainuke. Ma arvan, et ta mitte pärast veel lavale plaksutada, ega siis kui laul on kuulnud. Ja nüüd siis eksemplar Keila linnale. No nii, autoritega on räägitud. Ega õhtu ütles küll jah sellise lause, et Margus haaras selle oma raudsesse kätte. Eks ma jah natuke pehmelt öeldes natukene jäärapäine olen ja kui ma midagi teen, siis ma tahan, et see oleks väga ilus. Ja mul oli kinnis idee, et seda laulu täna õhtul laulavad Keilast pärit lauled. Autoritega on räägitud ja maestro istub juba klaveri taha. Mul on väga palju oli küsimusi, kes, mis, miks. Nii, mul on aeg nad lavale kutsuda. Ma palun lavale Kärt Tomingas. Piive Paalaroos. Pärt Paalaroos. Ja Kristjan Kannukene. Kaunim kui kunagi. Kodulinn näinud on muutuvaid aegu, väikene küla kord oli siin vaid. Kaunim kui kunagi paistab ta praegu, uueks nii pargid kui tänavad said. Majad siin teadagi pilvi ei lõhu,
jaaniöö tuledes Keila, Keila. Männikuus mängib ja tammikus tantsib, värsketest mõtetest nakatab tuul. Keskpargi purskkaevu kutsmetes klantsib, heledalt kullane päikesekuul. Ajad on uued ka Keila ja sillal, jõgi on sama, kuid uued on veel. Kes ka on lahkunud siit ükskõik millal, tundku nad alati tagasi teed. Keilame haljaste aegade linn, keilame rõõmsate aegade linn. Valgetes lumedes, kevadöö unedes, õunapuu jumedes, jaaniöö tuledes Keila, Keila. Raudteega Keilast saab kaugele minna, rööpad on pikad ja maailm on suur. Ometi süda jääb sellesse linna, siinsesse mulda on kasvanud juur. Ilus on Keila kesk lehtede sadu, vanemas lumes kesk kevade ööd. Hea on siin kõigil, kes hindavad kodu, rahu ja rõõmu ja üksmeelset tööd. Keilame haljaste aegade linn, keilame rõõmsate aegade linn. Valgetes lumedes, kevadöö unedes, õunapuu jumedes, jaaniöö tuledes Keila, Keila. Keilame haljaste aegade linn, keilame rõõmsate aegade linn. Valgetes lumedes, kevadöö unedes, õunapuu jumedes, jaaniöö tuledes.